Tervist kõigile! Minu nimi on Argo Kurtman, olen alates septembrikuust uus Coop Panga juhatuse esimees ja täna on meil siis plaanis rääkida Coop Panga 2025. aasta kolmanda kvartali. Lisaks minule on liitunud ka meiega meie panga finantsjuht. Olen alates septembrikuust uus finantsjuht Paavo Truu. Ja tema siis aitab mulle neid slaide koos katta. Kõigile, kes meid vaatavad, saavad küsida ka küsimusi ja leidke siis üles Q&A nupp, kus te siis saate neid erinevaid küsimusi meile esitada ja siis presentatsiooni lõpus püüame teile ka neid vastata. Okei, aga sukeldume siis kolmanda kvartali märksõnadesse ja alustakski sellest, et meil toimusid muudatused juhtkonnas. Kõigepealt siis nõukogu valis uueks juhatuse esimeheks minu. Täiendavalt võttis minu rolli üle Lehar Kütt, kes meil on varasemalt olnud 4 aastat majas ja kes oli ka varasemalt siis KredExi juht. Ja lisaks temale meiega liitus ka uus IT-juht, kelleks on siis Alvar Pihlapuu. Ja omakorda äriklientide finantseerimise äriliini hakkas meil siis juhtima Teiro Kaju. Nüüd liikudes siis lähemale tulemuste poole, siis kõigepealt võib-olla hakkaks peale sellest, et me selgelt oleme tundnud seda, kuidas majandus vaikselt, ma isegi võib-olla ütleksin, et mingis mõttes visalt, aga kindlalt on käima läinud. Ja seda me siis tunneme nii kodulaenus, ettevõtete laenus väga selgelt. Samuti, mis on võib-olla sellise positiivse maiguga, on see, et intressikeskkond on meie jaoks stabiliseerumas. Et kui te mäletate, siis Euribori tiip 2023. aastal oli umbes 4,15%, siis sellelt on Euribor tulnud alla 2% peale ja selle aasta kevadest saati ta on siis suurusjärgus sellele tasemele ka pidama jäänud. Ja kui me vaatame siit nüüd edasi, siis tundub, et mõneks ajaks ka 2% juurde ja see Euribor pidama jääb. Nüüd üks asi, mille üle me oleme väga uhked, on see, et septembrikuus ületas meie laenuportfell 2 miljardi piiri. Et see on eesmärk, mille nimel me oleme väga pikalt ja kõvasti tööd teinud ja see on tõesti oluline saavutus ning suur aitäh kõigile meie enda töötajatele, kes selle nimel on vaja näinud ja pingutanud ning samuti suured tänud ka meie klientidele, kes meiega selle sõidu kaasa on teinud, et väga võimas. Suvest saati me oleme tugevdanud enda strateegilise partneri ehk Coop poodidega koostööd. Me tulime selle suve välja uute pakettidega, kus me siis ühelt poolt Coop Panga kaardiga makstes ja Coopi poes ostes saab soodsaid hindasid, aga teiselt poolt siis tehtud ostudelt 1% kanname me reaalselt rahas pangakontole tagasi ja need uued paketid on väga hästi käima läinud ja meie kliendid on need paketid väga hästi vastu võtnud, et suurepärane. Samuti hästi oluline on see, et me tugevdasime koostööd riigiga ja riik avas enda kontod meie juures, mis tähendab, et meie klientidel on siis lihtsam riigiga arveldada ja suhelda, ehk saavad siis kanteid teha juba riigi kontodele, mis asuvad Coop Pangas. Ja ka mõned tunnustused jäid meil kolmandasse kvartalisse, mille me oleme väga uhked, ehk et me saime peresõbraliku tööandja kuldmärgise ning samuti pikendati meil kaugtöö tegija märgist. Et need on väga positiivsed tunnustused. Hästi põgusalt tulemustest, Paavo räägib nendest kohe ka täpsemalt. Nagu ma ütlesin, laenumahuga ületasime 2 miljardi piiri, kvartaliga kasvas meil laenumaht 80 miljonit ja kui me võrdleme aasta varasema perioodiga, siis lausa 362 miljonit.
ja see tähendas seda, et meie laenumahu kasv 12 kuu jooksul on olnud 22%. Me oleme varem ka välja öelnud, et me soovime turust kasvada 2–3 korda kiiremini. Täpselt seda me oleme ka teinud. Hoiuste puhul mul ei ole muud kommenteerida, et neid me kaasame vastavalt vajadusele ehk peamiselt laenukorteri kasvule vastavalt. Arveldavate klientide arv on meil samuti kasvanud. See on loomulikult selline väljakutse, kus me sooviksime näha kiiremaid ja suuremaid kasvunumbreid, aga see on teema, millega me igapäevaselt tegeleme ja arvestades, et me oleme kõigest veel väga noor ja 8 aastat vana pank, siis võib selle tulemusega jääda samuti väga rahule. Ja puhas kasumirida, et nagu ilmselt kõik investorid teavad, siis 2023 oli pankade jaoks selline kuldajastu. Sellest ajast alates on kasum natukene langenud, kuid praegu me küll tunnetame, et me oleme saanud jalad põhja ja siit võiksime positiivsemal noodil edasi minna ja vaadates ka siis viimase kvartali kasvu teise kvartalisse, siis ikkagi 6,9 miljonit versus 6,6 miljonit teatavat kasvu ehk 5% kasvu näitab. Aga see ongi see koht, kus ma hea meelega nüüd annaksin Paavale sõna edasi ja tema saab siis natukene detailsemalt meie numbrit rääkida. Aitäh, Arko, ja tere tulemast ka minu poolt. Et vaatame tõesti sisse natuke numbritesse, et see töö, mida Arko kirjeldas, et kuidas see on jõudnud numbritesse ja tulemustesse. Ja kõige olulisem tõesti kolmandas kvartalis on olnud see, et nagu Arko ütles, siis Euribor, mis tegi tipu 23. aastal ära ja on pärast seda langenud päris kiiresti, ja see mõjutab meie tulusid kõige rohkem. Et see on nüüd kevadest saadik, maikuust saadik üsna kitsas koridoris 2,1% ümber kõikunud ja selle tulemus on see, et meie intressitulud ei saa enam oluliselt pihta sellest intressikeskkonna langusest. Peab küll ütlema, et me mõnel määral siiski oleme saanud ka kolmandas kvartalis veel seda survet tunda põhjusel, et Euribor siiski hinnastub meie laenulepingutesse sisse 6-kuulise viitajaga. See tähendab seda, et veel ka nii-öelda esimese kvartali lõpukuud tegelikult olid need, mille pealt siis ümber hinnastati. Aga teisest küljest meil on ärimahu kasv on sedavõrd suur, et netona siiski netointressitulud meil üle mitme kvartali kasvasid päris märkimisväärselt üle 300 000 ja see on kindlasti selline murdepunkti koht, nagu Arko ütles, jalad on põhjas, võiks öelda. Et siit edasi võiks uskuda, et koos ärimahu kasvuga, mida me tõesti siin kavatseme teha ja näeme, et siis hakkab ka netointressitulu nüüd järjepidevalt pigem kasvama. Tegevuskulud olid meil kontrolli all ja selle tagajärjel on siis ärikasumis ja puhaskasumis ka võimalik teha korralik tulemus. Oluline märkida, et laenuportfelli kvaliteet on väga hea, mistõttu siis provisionid on mõõdukad, jäädes alla nii eelmisele kvartali kui ka tegelikult varasematele perioodile. Nii et kasum siis seetõttu tõesti üle pika aja võime öelda, et on kasvus võrreldes eelmise kvartaliga ja veel kord, et siin põhiline tegur on tegelikult selle intressi langus või intressikeskkonna stabiliseerumine ja võib-olla olulisem kui see 300 000 või mõni protsenti kasumi kasvu siin on pigem see trendi muutumise koht praegu. Aastatagusega võrreldes on siis natuke seesama lugu küll, aga drastilisemas võtmes, et tõesti siin on näha, et netointressitulud on meil kõvasti pihta saanud ja siin on eelkõige põhjus intressikeskkonnas meie ärimahu kasvust. Siin on eraldi ka kõrval välja toodud, et sellesse summaarsesse 4 miljonisse langusse tegelikult on ärimahu kasvu mõju olnud positiivne päris tugevalt ja ka sellele vastu on siis veel suurem intressimäärade mõju efekt, et netona me oleme aasta võrdluses languses, aga nagu öeldud, et siis eelmise kvartali suhtes juba kerges põrkes. Ja tegevuskulud osas isegi aasta vastu võrdlus on nagu eriti hea näidata, et tõesti kulud oleme kontrolli alla saanud, et umbes 5%-lises inflatsiooni keskkonnas ja võib-olla 5+% palgakasvu keskkonnas, et meie tegevuskulud on aastaga kasvanud 2%, nii et see on efektiivsuse jaoks kindlasti oluline vundament. Ja allahindlused, nagu ütlesin, ka aasta tagusega võrreldes tegelikult jätkuvalt mõõdukad, nii et kokkuvõttes siis kasum 7 miljonit kolmandas kvartalis.
Nüüd kasvust rääkides, et kust see kasv siis tuleb, et meil on 4 äriliini ja 2 kõige suuremat ärilaenud ja erakliendi kinnisvaralaenud. Kui vaadata siis 80 miljonisest kasvust selles kvartalis, natukene üle poole tuli ärilaenudest ja natuke allapoole siis eralaenudest, et mõlemad on panustanud väga tugevasti. Eralaenusid iseloomustab tavaliselt see, et nende kasv on tõesti kvartalisse stabiilselt tugev ja üsna ühtlane, kuna seal on sellised pigem pisemat mõõtu, aga hästi palju tehinguid, et siis see on ennustatav ja stabiilsem ärisegment, aga ärilaenudes kvartalist kvartalisse kindlasti tulemused, kasvunumbrid erinevad, tulenevalt siis sellest, et kas mõnda kvartalisse satub mõni suurem tehing või mitte. Ja tarbimislaenu ja liisingu osas on tegelikult olnud turg üsna stabiilne oma mahu mõttes, küll täitsa erinevatel põhjustel, et tarbimisfinantseerimise mahtu pidurdab kõige rohkem tegelikult, ütleme, et järjest süvenev vastutustundliku laenamise regulatsioon, mis siis pidurdab seda turgu tervikuna ja sellel on küll väga tugev hea mõju laenu kvaliteedile, me hiljem näeme, ja liisinguturgu pidurdab selgelt sellel aastal ikka jätkuvalt automaksu mõju. Me arvasime, et see mõju saab olema selline, et portfell võib isegi langeda, portfell langenud ei ole, aga kasvu me siiski ka ei ole veel 3 kvartali jooksul näinud oluliselt. Nii et selline on siis see kasvulugu. Ja kui vaadata intressi portfelli osade kaupa, siis me näeme, et intressituludes on veel kõikides äriliinides kerge langus ja siin on tõesti mingi osa sellest või suur osa sellest on siis õigemini Euribori languse efekt veel, aga see languse efekt on juba mööda minemas, et kuust kuusse see jääb järjest väiksemaks. Ja ainuke portfellisektor, siis, kus seda efekti ei ole, on tarbimisfinantseerimine, sest siin on fikseeritud intressiga laenud. Ehk siis siin me näeme ka tegelikult intressitulude või intressimäärade langust, aga see ei ole nüüd Euriboriga kuidagi seotud, et see on turu ja konkurentsi situatsiooni tagajärg. Laenu kvaliteedist rääkides, siin on võib-olla oluline kohe hüpata peaaegu järgmise slaidi peale, et siin on näha, et meil on teise kvartali lõpus oluliselt kasvanud lühiajaline võlgnevus ja nüüd kolmandas kvartalis näitab ka seda roosat tulpa. Ma hüppangi järgmise slaidi peale, et see teema kohe ära lahendada, et see tuleneb tegelikult liisinguportfelli ühest kliendist, kellest on siin juttu olnud ka varasemates kvartali ülevaadetes, et see kogu portfellide ülene jõnks või anomaalia tuleneb ainult siit liisingu nurgast, see on tegu siis ühe kliendiga või suurema autopargi finantseerimisega, mis meil osutus probleemseks. Ja me oleme selle lahendamisega nüüd tegelenud niimoodi, et kui teise kvartali lõpus oli selle viivitava laenusumma, ühe laenusumma umbes 12 miljonit eurot, siis tänaseks on sellest alles jäänud umbes pool sellest summast, et pool ära lahendatud ja teise poole lahendusega tegeletakse. Nii et nii nagu ma teise kvartali lõpus ütlesin, et me oleme lahendusega heal teel ja pank siit kahju ei saa, et selle prognoosi juurde me jääme, et pank tuleb sealt välja ilusti ilma kahjudeta. Ja kõikides teistes äriliinides tegelikult on pilt peaaegu ütleks eeskujulik, et ärilaenus kindlasti väga eeskujulik, alla 1% viivitaja, nendest ka kõik lühikesed, ehk siis, et see roosa kiht siin peal on ülipisike. Kodulaenus küll on lühiajalisi viivitajaid rohkem, aga siiski nad on kõik lühiajalised, et seda roosat kihti, mis on siis üle 90 päeva viivitajad, on tõesti siin hästi vähe peal, et selles suhtes ka on seis hea ja pigem isegi võib-olla paranemas siin, kui vaadata mõne kvartali perspektiivis. Ja eratarbimislaenus, nagu mainitud, et see karmistuv vastutustundliku laenamise reeglistik ühest küljest pidurdab äri, aga teisest küljest parandab ka äri kvaliteeti, nii et siin me näeme tegelikult mitte ainult viimase 4 kvartali, vaid isegi pikema perioodi trendis väga selgelt portfelli paranemist. Ja see siis mingis mõttes kompenseerib seda ärikasvu pidurdamist ka. Finantseerimiskulu, nii nagu rahatulud on olnud languses, nii on ka meie finantseerimiskulu olnud languses hoiuse ja muude instrumentide intresside näol. Ja veel väike langus on näha ka kolmandas kvartalis, aga teisest küljest on ka siin selles pooles näha, et see langus on pidurdumas. Nii et niimoodi nagu meil tulude poole pealt Euribor enam ei lange hoogsalt, niimoodi tegelikult ka finantseerimiskulu veel mõnevõrra kolmandas kvartalis on langenud, aga eks me näeme, et see langus on pidurdumas, nii et varsti peaks olema aktiiva passiva poole peal
on mõlemal pool uus stabiliseerumise hetk ja see stabiliseerumise hetk oma tasakaalu mõttes meile sobib, et sellise finantseerimiskulu ja sellise Euriboriga me suudame kasumlikult äri teha küll. Klientide arvus, nagu Arko ütles, et kasvame väga visalt järjepidevalt iga kvartal. Ma arvan, et meil ei ole olnud ühtegi kvartalit, kus meil oleks klientide arvu langus toimunud, et oleme kogu aeg kasvatanud, et võib-olla tõesti tahaks siin natuke suuremat kasvunumbrit näha, et kui meil laenuportfell kasvab 22% aasta võrdluses, siis klientide arv 10%, aga töö jätkub ja tööriistakastis meil veel vahendeid on niimoodi, et tegelikult siin kindlasti me näeme, et see trend ka jätkub. Ja turuosades on näha siin siis neid jõnksuid, et me hoiuses justkui nagu oleme turuosas vahepeal järgi andnud, siis meenutan korra veel, et me teises kvartalis tegime 250 miljoni eurose pandikirja emissiooni, mis tõttu me siis kohalikul turul mingi osa suuremaid ja kallimaid hoiuseid lasime majast nii-öelda välja ja eks me nüüd edaspidi hakkame jälle kaasama vastavalt meie ärimahtude kasvule. Kapitalibaas on jätkuvalt tugev, täidame piisava varuga kõiki normatiive. Siin paremal pool graafikul on näha siis normatiivid koos suunisega ja pidev on meie tegelikult näitajad. Nii et on näha, et meil on igal pool mõõdukad puhvrid üle normatiivse kapitali. Seejuures siis allutatud kapitali, ei esimese taseme ega teise taseme allutatud kapitali me ei ole juba päris mitu kvartalit kaasanud, küll aga kapitali kasvatab meil järjepidevalt reinvesteeritud kasum. Ja see on ka jätkuv ärimudel, meie dividendipoliitika jätkuvalt kehtib, veerand kasumist me kavatseme välja maksta, aga see tähendab ka ühtlasi seda, et 3/4 me reinvesteerime äri kasvu ja see on kindlasti osa sellest strateegiast, et ilma selleta ei ole võimalik kasvada sellises tempos, nagu me soovime. Likviidsus on tugev, samuti kõik likviidsuse suhtarvud on piisava reserviga ületatud ja hoiame nii-öelda balanssi, et kui äri kasvab, siis vastavalt sellele kasvule ka kaasame rohkem vahendeid, et likviidsus oleks tagatud. Ja nüüd, mis on oluline, selline sisuline äriline muudatused seoses meie kevadise pandikirja emissiooniga, meil on tekkinud võimalus oma likviidsust juhtida oluliselt nagu suuremates summades keskpangast vajadusel ka pandikirjade vastu laenu võtmisel. Et see on nüüd üks täiendav instrument, mida meil kuni kevadeni ei olnud, nüüd on, nii et see küll otseselt see nii-öelda reservis olev võimekus pandikirjade vastu laenata ei kajastu otseselt meie likviidsetes varades kohe, aga see meie likviidsusriski kindlasti vähendab, et kui on vaja, siis me saame seal suhteliselt suurel hulgal raha kaasata. Ja tulemusnäitajad siis selle tegevuse kokkuvõttes peab ütlema, et me nii kolmandas kvartalis kui ka selle aasta 9 kuu kokkuvõttes ei ole päriselt oma pikaajaliste eesmärkide saavutamisega hakkama saanud, et meie eesmärk on siiski teha omakapitali tootlust umbes 15% ja kulutulusuhet alla 50%, et sellel aastal on need numbrid olnud natukene kehvemad kui pikaajaline eesmärk, aga nagu öeldud, et siin on suuresti see intressitsükkel olnud meie jaoks ebasoodne veel, aga nüüd ja edasi me usume, et nagu Arko ütles, jalad põhjas ja saame ka nende eesmärkide suunas liikuda tagasi sinna, kuhu me oleme oma sihid seadnud. Nii et siin tegelikult on päris hea seis. Aktsionäride pildi peal ühtegi olulist muudatust pole toimunud, arusaadavalt nii tuumikaktsionärides kui ka aktsionäride arvus üldse. Kerge langus on näha. Me näeme, et Tallinna börs on üsna passiivne ja likviidsus madal, nii et see kindlasti mingi osa investoreid peletab turust eemale. Aga ega siin ka midagi katastroofilist ei ole, meil on jätkuvalt üks suurema aktsionäri arvuga emitent Tallinna börsil, nii et me oleme väga õnnelikud ja rõõmsad selle üle, et tõesti see meie aktsionäri ring on selline laiapõhjaline. Millest on siin varem ka mõned korrad meedias juttu olnud, on see Tallinna linnavalitsuse osalus, et ega seal ühtegi uut uudist suvest saadik ei ole, et Tallinna linnavolikogu on vastu võtnud otsuse, et nad kavatsevad müüa oma osaluse, sest see osaluse omamine pangas ei kuulu linnavalitsuse kohustuste hulka
ja seetõttu nad kavatsevad seda müüa. Mil moel nad seda müüvad, millal müüvad ja mis hinnaga, see tegelikult ei ole meile vähemalt teada ja panga juhatus ja juhtkond ka ei tegele selle müümisega, et eks see on ikkagi linnavalitsuse asi seda müüa. Aktsia hind nüüd, mis investorid huvitab, siin midagi väga rõõmustavat selles mõttes ei ole, et eks te teate, et meie aktsia hind on üsna stabiilne või isegi kerges langustrendis siin viimaste kvartalite jooksul olnud. Et seda siis vaatamata tegelikult viisakatele tulemustele. Eks siin on oma süü nii geopoliitilises olukorras, mis vähendab võib-olla välisinvestorite huvi, aga kindlasti ka üldises Baltikumi turu likviidsuse nagu vähesuses. Et aktsia hind on jah selline, nagu ta on, mis tähendab seda, et suhtarvude mõttes on ta muidugi nüüd erakordselt soodne, et raamatupidamisväärtusega võrreldes lausa 0,88% raamatupidamisväärtusest on siis turuhind. P-suhe ka üks paremaid, mis on olnud. Nii et kokkuvõttes võiks öelda, et on soodne hetk ja fundamentaalselt kindlasti nagu hea instrument. Investeerimissoovitust ei saa anda, aga ma nii palju võin öelda, et selle hinna pealt mina ei ole küll kunagi müünud, et olen ainult ostnud. Et kokkuvõte siis kvartali tulemustest, et laenu kasv oli korralik, siit slaidi pealt paistab 80 miljonit kvartalis kasvu, aga siiski jätaks meelde ka selle Arko nimetatud 2 miljardit eurot, mis me saavutasime see kvartal. Nii et see on meie jaoks kindlasti oluline verstapost. Arveldavad kliendid kasvavad pidevalt, järjekindlalt. Kasumis tegime väikese kasvu, usume, et siit edasi on hea paranemisruum ja efektiivsusnäitajates veel ei ole pikaajalise lubaduse tasemel, aga oleme sinna poole teel. Nii, sellega me lõpetame selle esitluse, aga ma nüüd vaatan, kas on vahepeal laekunud küsimusi. Ja katsume neile vastata. Nii, küsimusi on laekunud. Küsimusi on laekunud ja võtame nad siis ükshaaval ette. Nii uute klientide arvu kasv kui arveldavate klientide arvu kasv jäävad kvartalisse üha väiksemaks ja sellest lähtuvalt hoiuste juurde kasv koduturult minimaalne, vaatamata uutele pakettidele ja autode loosimisele. Laenuportfelli kasv on kena, aga see kaetakse välishoiustega. See on ju fundamentaalne probleem, küsib küsija. Vastu ei oska vaielda, et tõesti iga universaalpanga põhiline rahastus ja kõige soodsam, kõige stabiilsem rahastus on kohalik arveldav lojaalne klient. Ja see on meie väljakutse olnud. Et me oleme selle väljakutsega erineval moel tegelenud, nagu näha ka siin nendest erinevatest pakettidest ja tõesti autoloosimistest. Ja see on teema, millele ei ole ühte nii-öelda nagu lihtsat lahendust, et vahet vajutame seda nuppu ja siis läheb kõik korda. Et see nõuabki igapäevast järjepidevat tööd, seda tööd me teeme ja see töö siiamaani on õiges suunas vilja kandnud. Nii et eks me teeme seda tööd edasi. Aga peale selle, eks me finantseerimise poole pealt lisaks nendele välisplatvormidele olemegi toonud kasutusse ka uusi instrumente, näiteks nagu see pandikirjade emissioon sellel kevadel ja muud sarnased võimalikud tulevikus, et need kuuluvad ka selliste keskmist ja suuremat mõõtu pankade arsenali vaieldamatult, et me kindlasti sellesse maailma peame vastuma ja oleme vastunud. Ma võib-olla täiendaks Paavat ainult nii palju, et see tegevus, mis me teeme arveldavate klientide suunal, et see ei ole ei algus ega lõpp-punktiga, et see ongi täpselt selline järjepidev igapäevane töö. Ja tõesti, et ma pean ikkagi meid veel nooreks pangaks, et tegutseme kõigest 8. aastat ja lihtsalt sellise tugeva, lojaalse kliendibaasi ülesehitamine võtab aega. Aga nagu ma veel kord kordan, et see töö käib igapäevaselt ja kuigi see number kasvab visalt, see number kasvab, see tähendab ikka, et meil tuleb uusi klientide juurde ja ka sellest olemasolevast kliendibaasist ikkagi järjest rohkem kliente aktiveerub ja nii-öelda muudab meid enda põhipangaks, et see trend on positiivne, mis on kõige tähtsam. Ma võtan järgmise küsimuse. Meil hoiuste slaidi veel paistis tõesti üks selline
kategooria lisaks tähtajalise nõudmishoiusele ja platvormhoiustele. Meil oli graafikul üks pilt või üks värv, mille nimi oli muu hoius ja selle kasv oli siis kolmandas kvartalis 40 miljonit eurot. Nii et küsimus ongi, et mis asi see muu hoius on 40 miljonit ja muu hoiuse alla me liigitame siis kõik muud rahastusallikad, mis ei ole klientide hoiused ei kodumaalt ega välismaalt ja selle hulka kuuluvad siis nii sihtotstarbelised laenud, mida me oleme siin mõnedest institutsioonidest aegade jooksul võtnud, aga ka seesama Eesti Panga repolaenu nii-öelda tehingud, mida me saame ja aeg-ajalt ka teeme nüüd siis alates kolmandast kvartalist. Nii et see kõik muud finantseerimisallikad, mis ei ole hoiused, et need lähevad sinna muude finantseerimisallikute alla, 40 miljonit eurot siis kolmandas kvartalis. Nii, tundub, et kvartali kasum on tõusma hakanud. Kas intressikeskkonna surve on möödas ja nüüd algab kasumi kasv? Jah, seda me siin natuke katsime ka oma jutus, et päris kindlast kõneviisis tulevikust rääkida on raske, eks ole, et eks see intressisurve on ka ju ikkagi prognoos, et nüüd tundub, et vähemalt kevadest saadik on Euriborid püsinud. Me tõesti ei näe märke, et lähematel kvartalitel Euroopa Keskpank jätkuvalt kuidagimoodi hakkaks alandama või langetama intressimäärasid, mistõttu me arvame, et Euriborid veel järgmistel kvartalitel püsivad ja kui see kõik niimoodi kehtib, siis on tõesti väga hea vundament, et kasum võiks kasvada, sest me näeme, et meil ärimahud kasvavad juba tegelikult kõik need kvartalid läbi selle intressitsükli. Lihtsalt, et intressimäärade languse efekt on olnud suurem. Ja kui see nüüd ühel hetkel ära langeb või neutraliseerub, et siis tegelikult pääseb mõjule meie ärimahtude kasv ja seda me oskame teha ja sealt peaks tulema lõpuks ka joone alla kasvu tõesti. Nii, võtan järgmise. Miks riik alles nüüd Coop Pangas oma kontod avas? Esiteks ütleks, et tegelikult riigiasutused, riik ja ka kohalikud omavalitsused on Coop Pangas arveldanud juba ka varem muidugi. Et meil on umbes pooled Eesti omavalitsused on meie kliendid. Nimesid ei nimeta, sest pangasaladust lekitada ei tohi, aga tegelikult on päris suur hulk riigiasutusi, riigiettevõtteid ja ka omavalitsusi meil arveldanud. Nüüd see muudatus on küll selles mõttes oluline, et see on nüüd nii-öelda tavalisele kliendile nähtav, et tõesti riik avas oma uksed nii-öelda kliendilt ja kodanikult raha vastuvõtmiseks ja ka raha väljamaksmiseks, et see muudatus on toimunud, aga niimoodi professionaalsel tasemel tegelikult on riigiasutused ka varem meil arveldanud. Miks see alles nüüd juhtus, on suuresti IT-tehniline küsimus, et lihtsalt see vajas liidestamist mõlemalt poolt, et need süsteemid toimiks niimoodi, et need maksed käiks korralikult ja õigele kontole laekuks. Arko äripoole pealt äkki tahad kuidagi veel kommenteerida seda riigi küsimust? Ega täpselt nii oligi, et see oli suhteliselt spetsiifiline lahendus, mida tehniliselt riik vajas ja selle arendamine võttis aega ja nüüd me saime selle valmis ja saime selle sünkroonis riigiga ilusti tehtud, et ega siin muud ei ole ka öelda. Siis klassikaline küsimus, miks aktsia hind nii madal on? Eks siin on kõik teised süüdi, meie oleme oma töö ära teinud, aga kui tõsiselt rääkida, siis Baltikumi aktsiaturud ongi üsna sellises nagu uimases positsioonis viimased aastad olnud ja likviidsus on madal, nii et eelkõige ütleks, et pigem on nagu likviidsuse puudus ja ei oska nagu selles osas isegi nagu väga midagi teha. Meie asi on teha tulemust, nagu öeldud, et me arvame, et meil tulemused võiks hakata pigem isegi üles minema. Nii et kui vaadata nüüd ka fundamentaalselt kuidagi suhtarvude pealt, siis see aktsia on atraktiivne juba täna, kui veel öelda, et me suudame siin ka natuke kasvada veel, et siis tegelikult oleks nagu ruumi küll, et aktsia hind võiks tõusma hakata, nii et me töötame selle nimel. Nii, Coop Pank jagab aktsiaoptsioonidega ümber omanike vara. Tõenäoliselt omanikelt panga töötajatele. Kas selline alla turuhinna aktsiate emiteerimine jätkub, on küsimus. Meil tõesti on olemas optsiooniprogramm, see on aktsionäride üldkoosoleku poolt kinnitatud, nii et mingit isetegevuste salaja omanike vara ümberjagamist ei toimu, et see käib ikka kooskõlas kokkulepitud optsiooniprogrammi alusel. See programm veel kehtib ja selle alusel me kindlasti tulevikus ka aktsiaid väljastame. Nüüd see
küsimus on niisugune laetud mõte siin, et justkui nagu omanike vara laiali jagamine. Et eks töötajate motivatsiooni pakett võib olla erinevatest elementidest koosnev ja palga maksmine töötajatele võib kellegi samamoodi tunduda, et see on omanikele vara laiali jagamine. Aga midagi pole teha, et turul tuleb toimetada selliste pakettidega ja sellise pakkumisega, et töötajad hoida motiveerituna. Ja klassikaliselt optsioonid on selles mõttes nagu väga hea instrument, et ta hoiab töötaja ja aktsionäri motivatsiooni samas suunas. Ehk siis seesama eelmine küsimus, et miks aktsiahind ei tõuse, tegelikult läbi optsiooniprogrammi iga meie töötaja iga päev muretseb selle pärast, et see on tema enda motivatsioonipaketi ja sissetuleku osa, et kuidas panna see ettevõte nii hästi tööle, et aktsiahind tõuseks. Et tegelikult optsiooniprogrammid on aktsionäridega samas suunas huvide tekitamiseks väga head asjad ja see pigem on ka omanikule peaks olema parem variant, kui öelda lihtsalt, et paneme palka juurde. Nii, üks küsimus paistab veel. Arvestades, kui odav on aktsia hind praegu, siis kas tagasiostuprogrammi pole olnud mõttes käivitada, nagu näiteks LHV ja Infortar seda teevad? On mõttes, lubadusi veel jagada ei saa ja lõpuks selle ka tagasiostuprogrammi peavad ära kinnitama aktsionärid. Aga eks aktsionärid kinnitavad seda siis, kui juhatus ja nõukogu on materjalid ette valmistanud ja otsuseks paki kokku pannud. Ja võib öelda, et selle ettevalmistustööga tegeleme. Nii, küsimusi rohkem ei paista. Arko, kas sa teed lõppsõna? Ja, et tänan kõiki kuulamast ja nüüd me oleme siis jõudnud sellesse punkti, kus saime enda poolt teemat kaetud. Järgmine kord me kohtume siis 2026 veebruarikuus, et eraldi me 4. kvartali tulemusi ei kommenteeri, vaid siis me juba vaatamegi 2025. aastat tervikuna. Ja siis mis tulemused me vahepeal siis ka oleme ära teinud. Seega näeme teid kõiki järgmine aasta veebruarikuus.